tere, siin on Kannatan lahedad ja tänases videos siis jällegi on nõmedad inimesed blank, et siis kuna mul paluti veel teha, siis ma teen ja siis nüüd peale seda ma vist teen mingi teise videoga vahelduseks, aga see ei ole kindel. Igatahes tänane teema on siis nõmedad inimesed ühistranspordis. Et siis alustame. Et esimeseks on ülipikud. Et need on siis nagu need inimesed, kes nagu tulevad õiendama suga, sellepärast, et sa oled näiteks, et sa nagu, et on mingi, buss on nagu täiesti täis on ju näiteks, ja siis sina istud tooli peal ja siis tuleb mingi mees ja ütleb, et lase see naine istuma, aga ta ütleb seda vene keeles, siis sa mitte midagi aru ja siis ta hakkab kätega mingi vehkima, et sa aru saaks midagi ja siis sa ikkagi see mitte midagi aru. Ja siis teiseks on käsutajad, kes on siis tavaliselt täiskasvanud ja need on näiteks need, kes näiteks oled bussis, seisad seal püsti on ju, siis tuleb järsku mingi vend tuleb õiendama sinuga, et mida te seisate siin ees, seiske mujal, kui mujal pole üldse seista on ju. Ja siis ühe korra oli niimoodi, et ma läksin kooli ja siis olin trollis, troll oli täitsa täis, ma olin ukse ees, siis tuli mingi naine, mida te seisate siin ees? Ja ühesõnaga väga prood. Siis kolmandaks alkohoolikud. Need on siis nagu sellised, kes siiberdavad seal, sa ei saa nende jutust mitte midagi aru. Need on tavalised venelased ja nad tulevad nagu rääkima suga ja sa ei saa mitte midagi aru. Ja see häirib nagu ja sa ei oska vastata. Neljandaks on ülekaalulised. Need on siis nagu need, et ütleme nii, et sa istud trollis, siis tuleb mingi 250 kilone mingi Angry Birdsi lind tuleb, istub sulle kõrvale ja sind pressitakse nagu sinna nurka kokku ja see ei ole eriti nii mugav. Ja siis viiendaks on imelikud inimesed / venelased. Need ongi siis põhimõtteliselt sama, mis alkohoolikud, aga need on tihti kained inimesed. Et näiteks ma olin täna trollis ja siis tuli üks vend oma tooliga sinna peale, panin tooli maha ja istus. Et ta oli ülekaaluline. Ühesõnaga elu on tore. Nii, ja kuuendaks on nõmedad bussijuhid. See on siis haruldane liik ja see on väga haruldane liik ja mul on ühe korra sellega kogemust olnud, et olin tõuksiga, sõitsin, tulin koolist ja läksin bussi peale, hakkan bussiga sõitma. Buss paneb uksed kinni ja siis juht ütleb midagi, millest ma aru ei saanud. Ja siis kordas, palun minge rataste seisukohta. Ja siis ma ei saanud mitte midagi aru ja siis üks naine näitas mulle, kus see on. Ja tuli välja, et see on lihtsalt põhimõtteliselt sama koht, kus ma olin, lihtsalt 2 sammu tagapool. Ja ma ei saa aru, mis see peaks aitama. Siis 7. on svägerid. Need on siis nagu tavaliselt need, kes käivad oma suure grupi sõpradega. Siis nad kisavad seal taga bussi taga otsas on ju. Ja nagu neid ei koti, mis teised nendega räägivad ja täiskasvanud tavaliselt ei julge neile midagi ütlema ka minna. Sest nad kardavad, et nad teevad neile gängbängi. Ja siis 8. on sööjad ja krõbistajad, ehk siis need on sellised, nagu kui te ei ole kunagi mingi imega ei ole mitte kunagi ühistranspordiga sõitnud, siis ühistranspordis on keelatud, see on näidatud, et keelatud on söömine ja joomine. Aga mõned inimesed siiski lähevad oma krõpsupakkide ja värkidega sinna ja siis need krõbistavad, sest nad ei saa seda lahti, siis tükk aega jamavad seal ja siis hakkavad sööma ja siis nad krõbistavad veel seal ja see nagu häirib see krõbistamine suht. Ja siis 9. on haisvad inimesed. Need haisevad inimesed. Need on tavaliselt ka siis alkohoolikud ja sellised prükkarid
ja kes nagu taarat ära viivad ja nii. Ja siis nad on nagu, see väga häirib, nagu terve buss hakkab räigelt haisema siis, kui peale tulevad. Ja siis 10. ehk siis viimaseks on inimesed, kes arvavad, et nad on trollis või bussis või trammis üksinda. Et mul just hiljuti oli niimoodi, et ma tulin trolliga koolist kodu poole ja siis järsku tulid mingid 2 noort mingi kõlariga koos tulid sinna trolli peale. Ja siis ühendavad telefoniga ära ja siis hakkavad seal muusikat panema oma ette, onju. Siis kui ma maha läksin, siis ma ütlesin neile, et nagu et kui te arvate, et te olete siin trammis üksinda, siis te arvate valesti. Trollis, sorry. Ja ma ei tea, mis need vennad peale seda tegid, sest ma läksin maha. Aga igatahes jah, päev läks edasi ja kõike. Igatahes ma loodan, et teile see video meeldis ja kui meeldis, siis like seda videot, follow mu instat ja subscribe mu kanalit ja kui sulle ei meeldinud see video, siis like seda. Ja kui sa ei like, siis saad nuga. Aga okei, head päeva ja head aega.